Aitäh! No ma pean ütlema, ma suhtun absoluutse põlgusega neisse inimestesse, kes siin kõvera muigega seletavad, kuidas nemad usuvad teadusesse ja meile Terviseamet kinnitab, et kõik on hästi. No Terviseamet kinnitas meile, et vaktsiinid on ka ohutud ja efektiivsed. Kes seda enam usub? Ainult vist teadusesse uskujad või? Selline tuntud nurgatagune vandenõuteooriate portaal nagu ERR kirjutas aasta tagasi, kuidas on tehtud uuring selle sama Havanna sündroomi kohta ja jõutud järeldusele, et siis 2016 aastal just nimelt helirelvaga tekitati Ameerika diplomaatidele ninaverejooksu, migreeni, iiveldust ja seal oli küll kasutatud ka kõrgsagedust, aga kasutati ka madalsagedust. Ja siis loomulikult selline tuntud vandenõuteooriate levitaja, hõbemütsi kandja nagu Harri Tiido lahkas seda siis alternatiivteaduste saates sealsamas ERR-is nimega, mis saade see oli, kus ta käis meil, jah? See õhtune saade, kus ta siis seletas seda, kuidas on 19 teadlasest, Ringvaade oli see saade, 19 teadlasest tehtud paneel jõudis järeldusele, et see tõepoolest 19 eksperti, et seal on teinud uuringu, mis ütleb, et see mõjutab inimeste ajus olevat valgest ollust, seda valgest ollust on ka selgroos ja seal liiguvad mingid närvisignaalid kesknärvisüsteemi jaoks ja mõju on täiesti olemas. Nii et siis, kui on vaja, ja loomulikult süüdi olid venelased, nagu alati kõiges niikuinii, nii et siis, kui on vaja uskuda teadust, et niimoodi on võimalik inimesi ajada ühteaegu hulluks ja ka nende rasket tervisekahjud, siis me kõik usume seda teadust. Aga siis, kui on vaja miljardid ära kantida rohešarlatanidele ja tingimata valmis ehitada asjad, siis me hakkame põlglikult irvitama selle kõige üle. See on nii täielik jama, mida teie ka teate, meie siin teame, kuidas detsibille arvutada. Aga tegelikult on inimestel päris mure. No, ennem siin oli küsimus, et mis siis inimesed tegema peavad, kui see tuulik neile kodu lähedale ehitatakse. Vastus, mida siis antakse, tänapäeval antakse nõu, las kolivad ära. Kuhu? Eestis on planeeritud peaaegu igasse viimasesse omavalitsusse vähemalt üks suur tuulikupark. Ja ikka tuleb üle korrata. Need väiksed köksid, mis meil praegu on, need väiksed köksid, mis Taanis on tudi-mudi võrreldes sellega, mida meil plaanitakse. Meil plaanitakse ju maismaale meretuulikuid. Meretuulikud on hästi palju suuremad kui need, mis tavaliselt maismaal on, sest merel on rohkem tuult ja üldse meretuulikud ei segavad kedagi seal kuskil kaugel silmapiiril. Nende võimsus on enneolematu, nende mõõtkava on enneolematu ja see müra, mida nad teevad, seda ei ole mõõdetud lihtsalt. Aga teeskleme, et see meid ei sega, teeskleme, et inimesed kujutavad endale ette, et mingi jama on. Noh, ullikesed, võtsid seda hobuse ussirohtu, ivermektiini ka, eks, ullikesed. Ehitame ikkagi edasi kiiresti, miljardid on vaja kätte saada. Vaadake, ütleme, minu meelest on selline käitumine, ütleme siis poliitikute poolt on selline käitumine süüdimatu ja seal saab taga olla ainult korruptiivne mõtlemine või täiesti arusaamatus sellest, mis on sinu ülesanne avalikus teenistuses, ütleme siis, või avalikkuse teenistuses oleva inimesena. Iga valitud inimene tegelikult annab vastust neile, kes teda valisid. Peab kaitsma nende huve, kes teda valisid. Aga mida teie teete? Teie kaitsete väikese pundi nii-öelda ärimeeste huve, kelle ainus äri seisab selles, et nad võtavad siis inimestelt tohutut raha, saavad subsiidiumite näol miljardeid, aitate kantida neile ja samal ajal sõidate üle nendest inimestest ja veel irvitate nende inimeste üle. Lollikesed, mõtlesid välja probleemi endale. Lihtsalt on, ekreiidid, eks ju. Ei ole. Teie olete mingid iidid, kui te sellega edasi lähete. Aitäh!